Tere, ilusat päeva. Külmatehnika IT-turvalisus. Vaatame, mis see endast siis kujutab. Mõiste ja olulises küberturvalisus hõlmab tehnoloogiate, protsesside ja kontrollide kogumit, mis on mõeldud süsteemide, võrgu ja andmete kaitsmiseks. Küberrünnakute, kahjustuste, volitamata juurdepääsude ja kõigi selliste teemade suhtes. Küberturvalisus on oluline kõigis organisatsioonides, mitte ainult külmas, aga üleüldse, kus on tegemist arvutite ja arvutivõrkudega. Tehnoloogiad hõlmavad turvatarkvara, seadmeid nagu tulemüürid, sissetungide tuvastamissüsteemid, krüptograafia ja viirusetõrjeprogrammid. Protsessid sisaldavad turvaprotokolli, riski hindamist, intsidentide haldust ja kontrollid hõlmavad juurdepääsu kontrolli, autentimist ja auditeerimist. Midagi keerulist siin iseenesest ei ole. Ma loodan, et te olete lugenud ka läbi sellise lühimaterjali, mis seal kursuses on turvalisuse ABC. Te tegite ju kindlasti ära ühe testi, sissejuhatava testi, kus neid teemasid natukene ja kergelt käsitleti, nii et mingisugune ülevaade ja aimdus on teil olemas. Ja põhielemendid turvalisuse poole peal on konfidentsiaalsus. See tähendab, et ainult volitatud isikud saavad juurdepääsu tundlikele teavele. Terviklikkus tähendab, et andmed ja süsteemid on täpsed, muutumatud, volitamata isikute poolt ja see element tagab, et andmed ei ole rikutud või muudetud ilma loata. Kättesaadavus tagab, et volitatud isikutel on juurdepääs süsteemidele ja andmetele alati see, kui see on vajalik. Need on 3 peamist elementi küberturvalisuse poolt: konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus. Andmete kaitse tagab, et andmeid edastatakse turvaliselt ja kaitstult, ennetades volitamata juurdepääsu, andmepüügirünnakuid ja nii edasi. Külmasüsteemide näiteks on juhtimisandmed nagu temperatuurid, rõhud, näidud edastatakse turvaliselt, et vältida pärast nende andmete või samaaegselt nende andmete manipuleerimist või nende muutmist volitamata juurdepääsu puhul. Ja andmeside turvalisuse meetodid on krüpteerimine, kasutatakse selliseid toredaid TLS, SSL krüpteerimisprotokolle ja VPN tehnoloogiad. Krüpteerimine tagab andmeside konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse, krüpteerides andmeid enne nende edastamist. Selge see, et pärast on need andmed vaja teiselt pool lahti pakkida, on ju 2 otsa, andmete saatmine, vastuvõtmine, aga see tänu nendele protokollidele on võimalik. VPN, virtuaalsed privaatvõrgud, loob turvalise ja ka samamoodi krüpteeritud ühenduse üle avaliku võrgu, kaitses andmete konfidentsiaalsust. Ja siia alla käib ka tunneldamine, andmeliikluse tunneldamine läbi turvaliste kanalite. Edastab andmed turvalises tunnelis, tunnel või toru, mis kaitseb seda informatsiooni nii pealtkuulamise kui ka rünnakute eest. Ja võrgu turvalisuse olulisus. Kaitse küberrünnakute eest, kaitseb võrku küberrünnakute, pahavara ja volitamata juurdepääsu eest. Turvalisuse meetodid, tulemüürid, nagu nimetus ütleb, müür, et saab müürist üle või läbi minna, toimub kontroll. Nad kontrollivad ja piiravad võrguliiklust, lubades ainult volitatud ühendusi, et blokeerides kahtlast liiklust. IDS ja IPS tuvastab ennetava kahtlase tegevuse, võrku sissetungimise, analüüsides liiklust ja rakendades turvapoliitikaid. Segmenteerimine ehk VLANid, virtuaalsed kohtvõrgud,
Neid kasutatakse ka turvalisuse parandamiseks. Ja võrgu segmenteerimine. Funktsioon jagab võrgu väiksemateks segmentideks, piirates levikut ja suurendades turvalisust. Et tähendab, kui võrk on jaotatud väikesteks osadeks, põhiliiklus käib selle väikse osa sees, andmepakette vahetatakse ülikiirelt ja ütleme, et ka väljapoolt on võimalus neid privaatvõrke kaitsta, et sinna ligi ei pääse. No ja siin oli juba see segmenteerimine ja VLAN-idel on eraldi välja toodud ja neid me ka järgnevates loengutes kindlasti vaatame. IoT turvalisuse olulisus. Vot IoT-d on, nagu see on, need on tööstusinterneti seadmed, andurid, täiturid, millest me oleme siin rääkinud, mis tegelikult ei jaga väga palju informatsiooni üle võrgu. Aga ja tihti jäävad nad nagu sellist vaatepunktist kõrval. Ja paraku tänapäeval on vaja ka nende puhul kasutada turvaliste protokollide abi. Milleks siis on MQTT üle TLS-i. Kasutab krüpteeritud ühendust andmete edastamiseks, tagades andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse. Vaja on teha kindlasti IoT seadmetel ka regulaarset tarkvara uuendust ja ka turvapaikade seadistamist ja rakendamist. Ja põhimõte on see, et ta jagab ju kõikide seadmete ajakohased ja kaitstud seadmed ajakohased ja kaitstud turvahaavatavuse eest. Ei tohi unustada kogu selle virtuaalse poole ka füüsilist turvalisust, mille peale päris tihti tähelepanu ei pöörata. Kaitse füüsiliste rünnakute eest, meil võivad vinged tulemüürid, meil võivad olla, ma ei tea, mida kõike, tohutult kallid pilvelahendused, tänapäevased virtuaalsed privaatvõrgud, VPN-tunnelid ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui me ei suuda füüsiliste rünnakute eest oma süsteemi kaitsta, näiteks lukustatud ruumid, kapid, et igaüks sinna ligi ei pääseks, juurdepääsukontroll, füüsiline juurdepääsukontroll läbi turvakaartide, biomeetriliste andurite ja valvekaamerate. Ja kasutame siis ju selleks turvakaarte ja biomeetrilisi andurid, tänapäeval on see ju kõigile mitte mingi uus sõrmejälg, silmavõrkkest, no ja nii edasi ja nii edasi. Valvekaamerad, me tagame pideva jälgimise ja salvestamine, tuvastada ja ennetada volitamata juurdepääsu füüsilisi rünnakuid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see moment ei tohi ära unustada kogu selle virtuaalse poole baasil. No ja lisaks ei tohi unustada ka andmekaitse olulisust. Kaitse isikuandmete eest tagab, et isikuandmed ja muud tundlikud andmed on kaitstud volitamata juurdepääsu ja lekkimise eest. Tuleb jälgida isikuandmete kaitse üldmääruse määrust, tagab, et kõik andmete kogumise ja töötlemise säilitamise protsessid vastavad just selle üldmääruse GDPR nõuetele, kaitses isikuandmeid volitamata juurdepääsu ja töötlemise eest. Tihti on soovitatud andmeid anonüümida ja pseudonüümida, et vähendada andmete kuritarvitamise riski. Et kui võrgus liiguvad ka mingisugused andurite mõõteandmed, on ju väga hea, kui võib-olla on sinna juurde lisatud mitte täpne selle koha nimi, vaid võib-olla mingi pseudonüüm hoopis.
aga see puudutab rohkem isikuandmeid, nii et siin on toodud, et anonüümimine eemaldab isikuandmed, pseudonüümimine asendab isikuandmed pseudonüümidega. Järelevalve ja logimise olulisus, jälgimine ja audit tagab süsteemide pideva jälgimise, võimaldab läbi viia auditeid turvalisuse tagamiseks. Järelevalve logimise meetodid on logimissüsteemid, tuleb kõike salvestada. SIEM, Security Information and Event Management, SIEM lahenduste kasutamine logide analüüsimiseks, turvaintsident tuvastamiseks reaalajas. Funktsioon on kogub, analüüsib, korreleerib logisid erinevatest allikatest, et tuvastada ja reageerida turvaintsidentidele. Nii et kõik need on vajalikud külmasüsteemides, et me teame, et külmasüsteemide süsteeme ja külmaseadmeid kasutatakse ju väga paljudel elualadel ja tihti on nad seotud väga konfidentsiaalsete keskkondadega. Aga see on lühidalt selle teema kohta kõik ja kohtume järgmises loengus, millest me räägime siis tulemüüridest ja juba reaalsetest lahendustest, kuidas võrkusid kaitsta.